tere, mina olen Maigi ja ma räägin teile täna natuke endast. Kes ma selline olen? Olen selline loodushing. Mulle meeldib väga looduses käia. Ma näen seal igasuguseid erinevaid kujusid. Ja kui ma pildistan, siis piltidele jäävad väga ilusad. Kas kujundid, loomad või erinevad värvid või mis iganes. Et alati ma vaatan pärast neid pilte, mida ma pildistanud olen. Et alati on sellised üllatusmomente, mida see on näha. Et loodus räägib minuga. Ja ka kõik need loodusvaimud, inglid. Et olen ka võtnud väikse ingli kursuse. Olen teinud ingli teraapiat, ingli õhtuid. Et kanaldused inglikaartidelt ja tarokaartid. Neid on mul hästi palju kodus. Et siin sõprade ringis ja ingliõhtutel ma olen neid päris palju kasutanud. Et ma nüüd ennast välja ei ole reklaaminud, et ma nüüd siis panen teile tarot, et ma ennustan, sest ma ei ennusta. Ma vaatan, mis näitavad need energiad ja seda kõike saab ise muuta. Et mis on seal. Ja loomulikult huvitavad mind numeroloogia. Olen uurinud ka natuke saatuse maatriksit ja reiki ja need värvid, mis sealt tulevad. Et kui ma olen siin teinud kaugseansse või siis reiki seansse, siis kas inimesed näevad värve või siis näevad mingeid kujutisi. Et ma olen teinud koos ka nüüd, õppisin juurde Tiibeti helikausiga tegema vibroakustilist massaaži. Ja see mulle endale väga meeldib. Et siin on tulemusi on näha ja kliendid on väga rahul. Et see on väga mõnus. Et mis siin nüüd siis rääkidagi, et loomulikult see kõik on võtnud aega, et siia kohta jõuda, kuna olen tulnud, ütleme, perest, kus oli kaassõltuvus ja ma elasin mehega, kus olin alkohooliku kaassõltlane 21 aastat. Aga nüüd olen ma iseendaga tegelenud ja mu elu on väga-väga palju muutunud. Ja selleks ei ole käinud ma teraapias ja ei ole võtnud arsti rohtusi. Et kunagi, kui ma noor olin 30, siis mulle arst kirjutas ühe korra välja antidepressandid ja ma suutsin võtta neid ainult 2 nädalat. Siis minu olukord läks hullemaks, et mul käed värisesid ja ma hakkasin täiesti inimesi kartma, et ma lõpetasin selle ära ja ei olnudki vaja tegelikult. Sest mul ema oli tabletisõltlane. Ja tema oli aastakümneid seda. Igasugused. Närvirohud, unerohud. Et sellepärast on nagu see tablettide värk minust kaugelt mööda läinud. Et püüame ju teha kõike, mis meile ei meeldinud vanemate juures teistmoodi. Aga mingid asjad me peame ikkagi üle vaatama, sest me oleme sealt nii palju kaasa võtnud, ise teadmata, oma ellu. Et selle kõigega mul siin ka Magneta hingeleegi lehele panen ülesse. Ja mul on ka YouTube'i kanal. Seal mul on vahepeal Maigi Magnetista nime all. Et
sellised on vaikselt minu lood. See on hetkel, mis soovis täna läbi tulla. Ma olen kõike väga edasi lükanud, sest enda arust ei ole piisav. Mul ei ole midagi öelda enda arust. Kuigi ma tean, et paljusid tervendab mu hääl. Osasid minu kohalolek ja kallistus. Et siin on kõike. Ja hinged on käinud mugav ära minna süvasti jätmas. Et kõik see tee rullub aina rohkem lahti. Et see on selline maagiline. Ka ruunid on osa minu elust. Kuigi hetkel ma koolitusel enam ei käi, aga sealt, mis ma sain kaasa ja mis on minu enda mõtted, et maagiline maailm on minul lapsest peale, sest siis ma kogusin juba igasuguseid maagiaraamatuid kokku ja kaarte panin ju kogu aeg. Ütleme sõltuvuskaartidest. Et elu läheb ja muutub ja meie koos temaga. Ja kui sind kõnetas, panen alla oma need andmed, et kui on soovi ingliõhtule või tulla vibroakustilisse massaaži, siis palun kirjutage ja vaatame, mis aeg teile sobib. Aga kõike imelist ja kaunist teile, armsad.